Tere kallid sõbrad! Kooliaasta lõpp läheneb täie hooga ja seetõttu on õpilaste vaba aeg sisustatud suure stressiga, mistõttu just meie proovime teie mõtteid natukene eemale viia. Meie tänane teema on koolimeedia, mille raames toimus Paides Forseliuse seltsi konverents Aja-Kaja, kus rääkisid erinevad koolid oma meedia õppimisvõimalustest. Järjekorras 26. hariduspäev ja üldkogu aasta tagasi, tegelikult vähem kui aasta tagasi eelmise aasta kalendrinumbris kohtusime juubeliüritustel Kambias, kohas, kus Forseliuse seltsi lugu suuresti ka on alguse saanud. Forseliuse selts on eelkõige pika ajalooga koolide ühendus, loodi 25 ja enam aastat tagasi 300-aastaste koolide liikumise baasil. Nii et ta ühendab eelkõige pika ajalooga koole. Liikmeskoole on hetkel 65. Kui juhatus oli koos seda talvel, siis me arutasime, mis võiks olla tänase päeva kandev teema ja leidsime, et aktuaalne on meediateema ja sellest tulenevalt siis päeva teema oligi Aja-Kaja ja vastavad ettekanded siis nii koolitelevisiooni, kooliraadio kohta, filmifestivali kui ka kooli ajalehe kohta. Ka meie koolis Lähtühisgümnaasiumis on meediat õpetatud juba aastaid. Meil on oma stuudio ning meediaklass. Samuti oleme väga aktiivsed ajalehtede koostamisel, seda nii vallalehes kui ka kooli ajalehest Lügemik. Meediasuund tähendab seda, et õpitakse lisaks meediale ka seonduvalt ajakirjandust, retoorikat ning teisi valikkursuseid. Vaatame lähemalt, mida teistes koolides seoses meediaga õpitakse. Kuidas on korraldatud teie koolis filmiõpe? No, filmiõpe on meil korraldatud 10. ja 11. teatri- ja filmisuuna klassil enne kõike. Nendel on siis ühes õppeaastas üks kursus 35-tunnine, sellised baasteadmised ja peale seda rohkem fakultatiivsed tegevused, mis on palju mahukamad kui see, mida me tunnis räägime, ehk siis praktiline tegevus. Kas noortel on meedia vastu huvi? On küll. Eks seda meedia huvi peab natuke suunama neid, et kui see, et tal nutitelefon näpu vahel on, ei tähenda seda, et ta veel ise nutikas on ja ta arvab, et kõike oskab, ei. Seda noort inimest saab juhtima, suunama ja kui tal on huvi, näiteks mina kui filmi õppetooli esindaja, nagu ütleme peenelt, siis ma suunan seda, et kuidas ta sealt oma tehnikaga oskaksid lugu rääkida ja seda kasutada, seda tehnikat lugu rääkides. Tere meie poolt, siis meie oleme Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali korraldajad. Et alustame äkki siis, et räägime ennast natuke, kes me oleme ja mis me teeme. Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on siis Eesti suurim noortele suunatud ja noorte oma korraldatud filmifestival. Ja kui kaua see on toimunud juba? Sel aastal veebruaris toimus 15. korda. Ja kuna on järgmine filmifestival? Järgmine filmifestival toimub juba järgmise aasta veebruari alguses. Täpselt kuupäevad pole veel paigas, aga varsti saavad, kui me hakkame oma korraldamisega täpsemalt juba pihta. Aga kutsume kõik osalema. Kõiki, kellel on väikenegi filmihuvi või on valmis tehtud mingisugune film kuskile sahtlisse, alati saatke. Saab väga toredat tagasisidet ja kohale tulla alati on põnev. Meie oleme Saltade gümnaasiumist ja me räägime kooliraadio ja televisioonist meie koolis. Ja näiteks meediamoodulis on sotsiaal- ja reklaamipsühholoogia lisaks, oli ajakirjanduse eetika. Meedia algtööd ja praktiline meedia. Tegeleme siis meediaga ehk koolitelevisiooniga koolis ja kooliraadioga ja ka Tankla TV-ga. TV meeskonnas on siis praegune meediaklass ehk siis meediamoodulis, kuhu kuulub kuskil 12-15 inimest. Raadios mul on kuskil 6 meeskonnaliiget, sellega pean hakkama saama. Mõned õpetajad on päris kriitilised, aga sellega tuleb lihtsalt leppida, et mul oli alguses ka väga raske seda kõike kuulata, et kuidas midagi ei meeldi ja kuidas see ei sobi. Aga mul on õpetaja hästi toetav ja ütleb, et sellega tuleb lihtsalt harjuda ja tuleb öelda, et aitäh selle kriitika eest ja tuleb eluga edasi minna lihtsalt. See on väga okei, et me teeme tundide ajal saadet, sellepärast, et see on juba 2006. aastast niimoodi olnud, et esmaspäeva hommikuti kõik teavad, et nüüd tuleb ja niimoodi on lihtsalt. Et võib-olla need erisaated veel, et kui nad venivad väga pikaks, võib-olla see on siis natukene häiriv, aga tegelikult sellega nad on küll väga leplikud.
nagu näha, siis ka meedia on teistes koolides väga populaarne. Kellel koolileht, kellel kooliraadio või lausa oma televisioon. Ei tea, kuidas teistele, kuid meile tekitab see küll väga palju positiivset emotsiooni. Loodame, et ka tulevikus on meedia õppeaine sama populaarne kui praegu.